Muutsime natukene eelmise näite skripti. Kraps mängib heli mäu ja hüppab 3 korda ja kordab heli mängimist ja hüppamist 2 korda. Seejärel Kraps küsib, ütle, tere, mis su nimi on? Ja selle koha peal me katsetame 2 erinevat teatamise varianti. Esimene on teata teade 1 ja oota. Kui Maiale saabub teade 1, siis Maia ütleb tere, mina olen Maia ja seejärel, aga kes sina oled? Ja peale seda, kui Maia on oma 2 lauset ära öelnud, jätkub Krapsu tegevus. Kraps kordab 10 korda. See on edasiliikumine, ootab pisut ja liigub tagasi, et Kraps kordab 10 korda edasi-tagasi liikumist. Katsetame. Mäu, hüppamine, mäu, hüppamine. Tere, mis su nimi on? Teate teade 1. Nii, Maia sai teate 1, Maia vastab. Ja seejärel, kui Maia on vastanud, läheb edasi Krapsu tegevus, milleks oli siis edasi-tagasi liikumine. Asendame nüüd selle käsu, teate teade 1 ja oota, käsuga teata teade 1, aga siin ei ole ootamist. Ja katsetame nüüd. Nii. Kui Kraps ütleb tere, mis su nimi on, annab ta teade 1. Maia võtab teate 1 vastu, ütleb tere, mina olen Maia, aga kes sina oled? Aga samal ajal, kui Maia ütleb oma 2 lauset, läheb edasi Krapsu töö. Ja Kraps selle koha peal siis liigub edasi-tagasi, et samal ajal, kui Maia ütleb oma 2 lauset, liigub Kraps edasi-tagasi. Et sellisel juhul ei oodata ära, kuni Maia oma laused on lõpetanud, vaid samaaegselt Maia lausetega toimub Krapsu liikumine. Vaatame veel korra. Hüppamine, mäu, hüppamine. Tere, mis su nimi on? Nii, Maia saab teate ja Kraps liigub. Maia samal ajal vastas teatele.